See maja siin Pärnus Raba tänaval on olnud koduks 2 perele, kus elab kokku 4 last, koerad ja kassid. Nüüd on Swedbank otsustanud, et see maja tuleb maha müüa, kuna peredel on olnud raskusi pangalt võetud laenu tagasi maksmisega. Majanduskriisis kaotasid nad ajutiselt töökohad ja ligi 500 euroste kuumaksete maksmine on olnud liig. Ja nad ei ole üksi. Nende ühises tutvusringkonnas on veel 5 perekonda, kelle kodud on Swedbank hiljuti sundmüüki pannud. Mis kõik nad endast välja on löönud, on aga pangapoolne suhtumine. Kuigi nad ei eita oma kohatisi makseraskusi, väidavad nad, et pangaga pole üldse olnud võimalik läbirääkimisi pidada. Swedbank väidab, et kodud on müüki pandud, kuna makseraskused on enamus peredel olnud juba ligi 3 aastat. Pank kinnitab, et nad on olnud peredega väga paindlikud ja andnud piisavalt aega sissetulekute taastamiseks. Näiteks jäi hiljuti oma kodust ilma 2 lapse ema Julia, kes oli ometi pangale korralikult laenu tagasi maksnud üle 11 aasta. Kiire lõppmäng toimus paari kuuga, kuna eks-abikaasa poolt jäi tasumata 500 eurot. 11 aastat, ütleme, meil ei olnud probleeme. Siis, kui me lahutasime mehega, ma ei teadnud, et tal on raskusi maksta. Mingid summad ta maksis, aga mitte kõik. Ja kõik kokku, ütleme, poole aastaga see trahv ja intress ja kõik, mis määras pank, oli 500 euri. Ja kui ma läksin ja tahtsin rääkida selle Lauraga, et võiks nagu maksta, et ma leian seda raha, ta lihtsalt ütles, et ei. Te olete ise pakkumas, et ma maksaks 500 eurot ära oma mehe eest, kes oli kaaslaenuvõtja, et teil ei ole see iseenesest probleem, see 500 eurot? Ei ole, ei olnud. Swedbankist, et ei saa. Lihtsalt maksta seda 500 ei saa, et nad lõpetasid meiega lepingu ühepoolselt ja ei mingil määral nad ei anna meile maksta need 500 euri ka. Läksime üürikorterisse. Lihtsalt otsast peale läksite? Otsast peale, ja pank ju ei anna nüüd võimalust mingit taotleda laenu või midagi suukest. Niimoodi. Ja nüüd olete üksinda seal 2 lapsega? Jah, olengi.